Tervist, te võtsite mul sõnad suust, ma tahtsin just seda kalambuuri kasutada, et siis oli 3 minutit, nüüd on 30 minutit. Aga tõepoolest soolevähi must kast inspiratsiooni ma sain Kasimir Malevitšist, kes veidi rohkem kui 100 aastat tagasi üllitas teose Must ruut. See oli nii hämmastav ja jabur ja jahmatas kõiki sellega, et kas see on üldse kunst, kas nii lihtne asi saab olla üldse kunst, aga teistes inimestes tekitas see jälle küsimust, mis selle musta kasti sees on. Ja täpselt samamoodi on lugu ka soolevähi andmetega. Tegelikult need andmed on meil kõik olemas. Teistpidi see must ruut on tõepoolest nagu must kast, nagu lennuki must kast. Kõik need andmed on seal meil olemas. Aga praegu ei ole me neid kuidagi kätte saanud. Ja kui mõelda, kas see soolevähk üldse on nii oluline teema, millest siin Teaduste Akadeemias rääkida või kas see üldse vajab tähelepanu, siis on. Igal pärastlõunal võtab Vikerraadio ühendust Villu Vanega, kes räägib inimestest, kes on liikluses hukkunud. Me kõik teame, kui oluline on liiklussurm ja kõik teame une pealt, mida peaks tegema, et liikluses surma ei saa, sõida kaine peaga, pane rihm kinni, ära ületa kiirust. Kui sa neid 3 asja teed, siis sa liikluses jääd ellu. Aga liikluses hukkub Eestis 1 inimene nädalas. Loomulikult, nad on kõik meile tähtsad. Ka see inimene, kes hukkub nädalas. Aga soolevähki sureb 1 inimene meil iga päev. Eile suri, täna õhtuks, kui me oleme oma konverentsiga ühele poole saanud, ja homme. Aga nendest andmetest me ei tea mitte midagi. Aga nüüd siis andmetest lähemalt. Umbes 6 aega tagasi ilmus kõige värskem OECD raport riikide vähiprofiilist. See on kõige värskem, 2025. Loomulikult ta ilmus 2025, andmed on veidi vanemad. Ja mis see raport meile ütleb? Eestis on meeste hulgas soolevähk 2. kohal, mis oli isegi mulle hämmastav. Ma teadsin, et esimene koht on eesnäärmevähk, teine on kopsuvähk, 3. on soolevähk. Kuigi protsendid on samad, nii kolorektaalvähki kui kopsuvähki on 14%, aga kümnendikega on soolevähk juba eespool. Ta on vähivormidest üks olulisemaid. Üldiselt vähk võtab Eestis iga 5. surma enda kanda. Ja meie suremus, kui me võtame kõik vähivormid kokku, on 13% kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja meeste osas jällegi 34% kõrgem. Ja vähisurmadest on soolevähk jälle 2. kohal. Ta on väga oluline probleem, nii et selle soolevähi musta kasti avamisega meil ei ole põhjust oodata ega meil ei ole põhjust kahelda, kas seda on tarvis teha. Eriti kui me vaatame järgmisi andmeid. Suremussoolevähki, hästi, ta võib esineda meil 2. kohal vähivormidest, aga suremus. Naiste seas on soolevähi suremus 37% kõrgem ja meeste seas 24% kõrgem kui Euroopas keskmiselt. Nagu mis mõttes? Mille poolest me erineme väga palju eurooplastest? Aga need on kõige hiljutisemad faktid. Ja veel vähiraport ütleb, et meil just nimelt Eestis on seire- ja infosüsteemides mitmeid vajakajäämisi.
Meil on olemas riiklik vähitõrje tegevuskava 2021 kuni 2030. Praegu me oleme umbes selle keskpaigas. Ja meil on lüngad. Vaatame siis seda riiklikku vähitõrje tegevuskava, mis on meil juba käigus aastast 2021. Ja mis see meile ütleb? Siin on küll palju kantseliiti ja me peame võtma aega, et sellest tekstist aru saada. Aga ma ikkagi võtan selle aja ja loen ette, et Eestis puuduvad kvaliteedi hindamiseks vajalikud andmed struktureeritud andmekoguna, mis võimaldaks hinnata diagnostika ja ravi kättesaadavust. Ja seesama struktureeritud ja tervikliku andmekogu puudumine takistab ka meie osalemist rahvusvahelistes teadusuuringutes ja üle-euroopalistes vähiandmebaaside loomises. Ja veel samal teemal selline struktureeritud paikmepõhiste andmete kogumine, sellest ma räägin hiljem, mis see endast kujutab, aitaks tõsta loomulikult ravi kvaliteeti ja teha järeldusi tervishoiukorralduse muutmiseks. Ja on ka teada, et sellised andmekogud, mille poole me püüdleme, on paljudes riikides ravi kvaliteeti aidanud märkimisväärselt parandada. Aga meil on ju vähiregister. Alates aastast 1968. Vähiregister teeb oma tööd suurepäraselt, ta on hindamatu väärtusega, ta registreerib kõik vähijuhud ja ta annab teada, kui palju inimesi on vähki surnud. Aga me ei tea, mis toimub vahepeal. See tähendab võrdluseks, kui me võtaks äriregistri ja me teaks ühelt poolt, et meil on nii palju panku, nii palju poode, nii palju transpordifirmasid ja teiselt poolt me teame, kes on kasumis, kes on kahjumis. Aga me ei tea neid põhjuseid. Meil on äriregister, kus on firmade nimi ühel pool, teisel firmade nimekiri ja teisel pool on nende aasta tulemused ühe numbrina. Aga vahepealt puutub aasta aruanne. Me ei tea, milline on nende laenukoormus, me ei tea, millised on nende investeeringute struktuur, milline on kulude struktuur, kui palju neil personali on. Täpselt samamoodi on ka vähiregistriga. Ta annab meile suurepärased andmed, kuid ta ei räägi detailidest. Ja nüüd sellised paikmepõhised, ehk siis iga erineva vähipaikme või ka ükskõik erineva haiguse kohta loodavad registrid räägiks detailidest. Kui kättesaadav see ravi on, milliseid meetodeid kasutatakse, millised kõrvalekalded on ja millised ravitulemused on. Ja võt sellist eesmärki täidakski siis rahvastikupõhine soolevähiregister. Näiteid ei pea kaugelt otsima. Rootslastel on soolevähiregister, taanlastel on soolevähiregister, norrakatel on soolevähiregister ja need on ainult mõned näited. Kus me siis oleme? Kust andmed tekivad? Andmed tekivad raviasutustes. Võtame 4 kõige suuremat raviasutust, kui ma arvan, et me räägime paljudest haigustest, siis enamus neid haigusi ravitakse nendes haiglates. Onkoloogiat eriti, see on riiklik vastutus, see on riiklik haldus. 3 Tallinna haiglas ja Ülikooli kliinikumis soolevähi puhul
ravitakse umbes 97-98% soolevähkidest, sellepärast et see kirurgia nõuab tsentraliseerimist, rääkimata keemiaravist ja kiiritusravist. Ida-Tallinna Keskhaiglas tekivad andmed infosüsteemi e-health. Lääne-Tallinna Keskhaiglas tekivad andmed Liisa programmi. PERHis tekivad andmed Ester programmi. Ja Tartu Ülikooli Kliinikumis tekivad andmed jällegi e-healthi. Kui me nüüd vaatame näiteks ainult Tallinna linna, no lihtsalt, ja paneme sinna kõrvale ka ühe suure erahaigla, Confido, siis seal tekivad andmed e-kliinikusse. Ehk siis Tallinna linnas 4 erinevas haiglas on 4 täiesti erineva ülesehituse, ideoloogia, toetuse ja haldusega infosüsteemi. Muidugi andmed ei teki ainult digitaalselt. Andmed tekivad ka paberi peal, näiteks operatsiooni anesteesia protokollide osades haigetes. Andmed tekivad ka haiglaeelsetes raportites, kui patsiendi põhilised uuringud võib-olla ravile jõudmisel on tehtud ennem, kui ta jõuab suurde haiglasse. Aga need 4 erinevat süsteemi üksteisega ei räägi ja ei saagi rääkida. Aga me ei ole siin ju vingumiseks, kuidas meil asjad on, vaid selleks, et aru saada, kuidas asju teha paremaks. Üks võimalus on loota ja arendada tehnoloogiaid, mis otsib kõik need andmed nendest erinevatest infosüsteemidest üles ühte kohta. Me elame ju ajastul, kus AI ei arene mitte aastatega, vaid kuude ja nädalatega. Et keskenduda nüüd digitaalsetele arendustele, mis tundub tänapäeval aastal 2025 loogiline, ja leida lõpuks lahendus sellele, et ükskõik, kus need andmed tekivad, ükskõik mis kujul, meil on mingisugune digitaalne lahendus, mis otsib selle kõik kokku. Me oleme selle peale mõelnud ja otsustanud, et me astume sammu sootuks tagasi. Ja ükskõik, kui palju me mõtlesime, me ikkagi jõudsime RedCapini. See on paljudele teist tuttav, see on vaba vara, Vanderbilti ülikooli poolt kunagi arendatud, teadusasutustele, tervishoiuasutustele, mittetulundusühingutele tasuta. Ainuke, mis sa pead tegema, sa pead tagama selle serveri olemasolu ja toe, kohaliku toe. Ehk siis selleks, et saada ühe paikme andmed üle-eestiliselt kokku, me otsustasime, et me kasutame RedCapi. Sest ta on lihtne, see on võimalik programmeerida eestikeelseks andmebaasiks, ta on turvaline, ta on väga hea aruandlusega ja madalate kuludega. Kellegil siin mingisuguseid ärihuvisid ei ole. Ja lõime igasse haiglasse, kus veel ei olnud RedCapi serveri. See tähendab, nendes 4 suures Eesti haiglas on RedCapi serverid ja nad kõik koguvad oma andmeid oma haiglas eraldi. Sellega me oleme taganud ka ühe osa sellisest andmete turvalisusest, et andmed ei rändaks üle raviasutuse. Aga andmeid kogutakse käsitsi. Kõik andmed, mis tekivad digiloos, andmevaaturis, paberkandjal, need kõik
kõik lüüakse RedCapi andmebaasi käsitsi. Selle jaoks on inimtööjõud, et me oleme teadlikult teinud selle valiku, et me ei oota, kui tehnoloogia jõuab meil nii kaugele, et me saame usaldusväärseid andmeid automaatselt, vaid kasutame neid käsitsi. Ühe asja me oleme leppinud kokku ennem, kui me hakkasime andmeid sisestama, et me saavutasime üsna harva esineva konsensuse nende 4 haigla vahel. Ja me kogume andmeid täpselt identsesse maatriksisse, mis oli ennem kokku lepitud. Ja mitte keegi, mitte ükski haigla ei tohi seda muuta. Seda maatriksit me muudame kokkuleppel, näiteks iga 2 aasta tagant, 3 aasta tagant, et kui me näeme seal mingid vajakajäämisi, siis me ignoreerime seda esialgu. Et selline lähenemine annab meile võimaluse võtta erinevatest haiglatest RedCapi andmebaas ja asetada nad üksteise taha ja nad on täiesti identsed. Selline väline andmebaas või nii-öelda uus andmebaas võimaldab ka andmeid koguda erinevatest allikatest, nagu ma ütlesin, digiloost, andmevaaturist, haigla infosüsteemist, paberkandjalt. Ja meie RedCapi andmebaas näeb välja selline, siin on 14 alajaotust, kus me siis üritame soolevähi kohta võimalikult täpselt teada saada, alates isikuandmetest, anamneesist, uurimismeetoditest, klassifikatsioonist, konsiiliumitest, ravi iseärasustest kuni järelkontrolli ja surmani välja. See on eestikeelne. Tegelikult selleks sisestamiseks ei olegi vaja meditsiinilist kompetentsi, et me oleme kasutanud ka andmesisestajaid. Meie kui arstide ülesanne peab olema need andmed nagu võimalikult hästi esitada. Kõige paremini loomulikult töötab see siis, kui andmeid sisestavad arstid ise, ehk siis nad ravivad haiget ja sisestavad arstid ise. Seetõttu see register praegu piirdub meil ainult kirurgiaga. Me ei ole lihtsalt rohkemaks võimelised, kuna sellel registril ei ole mingit rahastust. See on olnud üsna selline vajadus ja õhina põhine ja me täpselt ei tea, mis tulevik toob. Me kogume andmeid aastast 2023 ja me ei ole jõudnud veel praegu üle-eestiliste andmete usaldusväärse kokkuvõtmiseni. Aga meie eesmärk on kujundada sellest jätkusuutlik register ja praegu selles tehnoloogilises kirevuses me näeme, et see on ainus võimalus, kuidas praegu ja kohe neid andmeid saaks usaldusväärselt kokku võtta. Miks me seda teeme? Kõigepealt, meil on olemas riiklikud kvaliteediindikaatorid, mis on Tervisekassa koduleheküljel. Ja nii on indikaatorid olemas ka näiteks onkoloogia kohta. Need on juba ammu kehtestatud. Meil kõigil võib jääda mulje, et kuna nad on Tervisekassa koduleheküljel ja nad on indikaatoritena nagu üles antud, et siis neid kuidagi ka mõõdetakse. Kui me nüüd võtame soolevähi indikaatoreid, mida on 4 tükki, te ei pea süvenema nende sisusse, aga kunagi me onkoseltsis leppisime kokku, et on mingisugused ravimõõdikud, mida me tahaks mõõta. Sisu ei ole antud juhul oluline, vaid oluline on see, et praegu ilma sellise struktureeritud riikliku andmebaasita me suudame vastata ainult ühele indikaatorile ja ka sellele poole ulatuses. Ehk siis riiklikud indikaatorid, mis on juba aastaid olnud, olemasolevate andmesüsteemidega tulemusi ei anna.
Teiseks, me tahame nüüd sellise esimese arendusega, selle käsitsi sisestuse ja RedCapi platvormiga töötada välja sellise korraliku, jätkusuutliku teoreetilise kontseptsiooni vähiregistri, paikmepõhiseks soolevähiregistriks, et me tõepoolest saame iseendale ja teistele öelda, et meil on seal kõik haiged sees, et meil on seal andmed õigesti ja et me mõõdame õigeid asju. Selleks on näited meil ju olemas. Rootslased omavad väga tugevat registrit ja on omaenda registrit analüüsinud ja usaldusväärseid andmeid avaldanud. Loomulikult me tahame kõigepealt ka hinnata kirurgilise ravi kvaliteeti. Kuidas meil haigetel läheb üle-eestiliselt? Ja me tahame hinnata ka peale ravi kvaliteedi ravi kättesaadavust. Ehk siis, kui kiiresti jõuavad patsiendid mingile ravile. Ja jällegi me ei pea näiteid otsima. Selliseid ravidiagnostika ja raviteekonna erinevate etappide pikkust on varem mõõdetud. Siin on üks näide artiklist, mis ütleb, et näiteks, et 3-6 nädalat on kõige optimaalsem soolevähi haigetel saada kirurgilist ravi. Kui te küsite, et miks mitte kiiremini, siis tõenäoliselt kiirem ravi on halvem sellepärast, et need on erakorralised haiged, keda ei saa kaugemale lükata ja kellel ei saa rakendada mingisuguseid muid modaliteete, näiteks kiiritust või keemiaravi. Aga see artikkel ütleb seda, et kui patsient opereeritakse 6 nädala jooksul, siis tema ravi kvaliteet ei kannata. Kui kiiresti meie opereerime, me tegelikult suurtes numbrites seda ei tea. Ja veel loomulikult kaugem eesmärk on andmete automatiseerimine ja teiste paikmepõhiste registrite loomine. See on muidugi samasugune eesmärk, nagu et me tahaks, et mõni eestlane lendaks kosmosesse. Teoreetiliselt see on võimalik ja võib-olla on see ka ainult aja küsimus, aga me ei tea, millal see võiks juhtuda. Sest vähk on üsna hästi klassifitseeritav, ükskõik mis vähk, see ei pea olema soolevähk, üsna hästi klassifitseeritav, tema ravi on üsna hästi standardiseeritav, kirurgia, süsteemravi, kiiritus, et me arvame, et kui ühe paikme piires on võimalik mingi usaldusväärne register luua, siis me saame täpselt sama analoogiat tegelikult kasutada ka teiste paikmete jaoks. Miks mitte? Siin üks pilt, mis ma tegin aastal 2021, 4 aastat tagasi, ühel regionaalhaigla seminaril, kus hakati planeerima uut infosüsteemi regionaalhaiglale. Ma tegin, see on screenshot esinemisest ja ma tegin just meelega selle pildi, et jälgida, kuidas siis läheb. See, nagu te näete, see on 3-aastane projekt, 2021 analüüs, 2024 juurutus. Eelmisel nädalal ma sain teate, et mind on kutsutud hanke hindamiseks. Ehk siis aastal 2025 me tegeleme etapiga, mida me arvasime, et 3 aastat tagasi toimub aastal 2023. Ehk siis 4-aastane projekt on 2 aastat maas. Miks ma arvan, et, ja see muudab pildi veel segasemaks, et siis regionaalhaigla Ester vahetub veel
teoreetiliselt mingi täiesti uue andmebaasiga. Muidugi, kui ma seda pilti lähemalt vaatasin, siis mulle tundub, et need mehed ise ka hästi ei uskunud seda juba sellel hetkel. Aga mina uskusin. ja kui ma nüüd vaatan PERH-i koduleheküljelt selle sama projekti pipeline'i, siis seal on hoopis teised numbrid. Et võib-olla see on ainuke pilt, mis seda kirjeldab. Aga kokkuvõttes see tundub nii tagurlik tänases sellises tehnoloogia arengu keeristormis, kus kõik läheb nii kiiresti, kui me mõtleme, kuidas me saame endale toitu tellida, kuidas me saame taksot tellida, millised infotehnoloogilised võimalused meil on, kuidas AI oskab podcaste teha, nii et sa ei saagi aru, et see on teksti põhjal 2 inimese podcast. Ja siis me teeme otsuse, et me võtame inimtööjõu, kes hakkab käsitsi andmeid võtma andmebaasidest ja sisestama need veel ühte andmebaasi. Aga me ei näinud mitte mingit muud võimalust. Kui kellelgi teil on, siis see oleks lihtsalt suurepärane. Sest ausalt öeldes meie võime oodata, aga need inimesed, see üks inimene, kes täna sureb, homme sureb, ülehomme sureb, aasta pärast sureb soolevähki, ma arvan, et tema ei oota. Tänan tähelepanu eest. Aitäh väga paeluva ja natukene tõsiseks tegeva ettekande eest. Ma alustaks küsimusega virtuaalsest kuulajaskonnast. Tere, kas RedCapi on plaanis sisestada ka riikliku Jämesoole vähisõeluuringu tulemused? Ei, praegu meil seda plaani ei ole. Riikliku sõeluuringu tulemusel leitud vähid sisestatakse RedCapi tõepoolest. Meil on RedCapis küsimus, kui seal tuleb välja vähk, tõepoolest, et kas see on sõeluuringul tulnud vähk või mitte. See küsimus on meil olemas. Et selles mõttes sõeluuringus leitud vähid sisestatakse RedCapi ja registreeritakse, et nad on leitud sõeluuringus. Seda küll. Et me saame teada, mis staadiumis, millal või vanalt inimesel on leitud sõeluuringus vähk, seda küll. Aga meil on ka sõeluuringute register eraldi olemas, riiklik. Aga ma loodan, et me saime vastuse. Ja, meil on veel publiku seast küsimusi. Tere, Jana Rogozin on Eesti geenivaramust. Mul on küsimus sellest, et te näitasite RedCapi kuju ja minu jaoks ta näes välja väga sarnaselt vähiregistriga ja siis sellest esimesest kujust ma ei saanud aru, mis on RedCapi eelistused vähiregistrist. RedCap kogub oluliselt rohkem andmeid. Et vähiregistri andmeväljad seal on vähem andmevälja, aga ma tahan veel üks kord öelda, et vähiregister on ja jääb meile väga oluliseks. Lihtsalt tema ülesanded on teistsugused. Ta on väga oluline, aga kui te mõtlete, me räägime praegu ainult soolevähist, kus meil on seal umbes 100 andmevälja, mida me täidame. Aga vähiregister tegeleb kõikide pahaloomuliste haigustega ja kui sa siis paned kõik need pahaloomulised haigused kõikide nende detailidega ja sa teed selle ülesandeks vähiregistrile, ma arvan, et see käib üle jõu. Et vähiregister on nagu vundament, mis ütleb, kui palju meil on vähki, missugune on suremus, missugune on esmane ravi ja missuguses staadiumis see vähk diagnoositi. Aga vahepealse detailidega ta ei jõua tegelda. Ja teine küsimus, kes siis haldab seda RedCapi, kas Tartu Ülikool või kliinikum? Igas haiglas on oma server. Tartu Ülikooli kliinikumis on server, PERH-is on oma server, Lääne-Tallinnas on oma server ja Ida-Tallinnas on oma server. Muidugi,
nagu te panite tähele, jäävad üle üksikud haiglad veel, keskhaiglad, kui me võtame keskhaiglatest näiteks Ida-Viru keskhaigla, Pärnu, kus tehakse ka onkoloogilisi lõikusi, aga need numbrid on väikesed ja need andmed me kogume regionaalhaigla serverisse. Kõige selle peale on meil ka eetikakomitee luba olemas ja Eesti riik selles mõttes on õnnelikus seisus, et me saame kõiki neid inimesi koguda nende isikuandmetega, ehk siis isikukoodiga. Aitäh! Milline on teie koostöö teadlastega ja kui palju, kes on praegu teie selle andmestiku kasutajad ja kas need 4 andmestikku pannakse kokku, et saaks koos kasutada ja analüüsida? Me pole ühtegi analüüsi veel teinud. Me oleme lihtsalt arstidena jõudnud sinna neid sisestada. Et me väga loodame, et see saab üheks toruks, kust saab järjepidevalt andmeid võtta, aga praegu see on ilma rahastuseta, see on ainult sellisest mingist sisemisest vajadusest tekkinud ja mulle vähemalt väga meeldib, et need kirurgid, kellega ma ühel ajal elan ja ühel ajal töötan nendes erinevates haiglates, nad mõtlevad täpselt ühtemoodi. Ja meil ei ole mingit koostööd kellegiga ega millegiga veel, aga loomulikult me seda potentsiaali, millele te vihjate, näeme. Ja kui vähiregistri viga on see, et iga inimese kohta on üks kirje ja ta ei näita seda staadiumit ja haiguse kulgu, siis kas teie registris on olemas need erinevate staadiumite määramised ka või tähendab, et kuidas see, milliste ajavahemikega, kuidas see haigus kulges? Jaa, on küll. Meil on see 14 alajaotust seal. Me kõigepealt DNM-i ehk siis seda klassifikatsiooni me kõigepealt registreerime, mis staadiumis ta diagnoositi. Ja siis, ütleme, kui detailidesse minna, see on siis see, kui ravi pole veel alustatud. Ja siis teine staadium on selline, kui see ravi on juba läbi viidud. Siis see staadium võib muutuda. Ja loomulikult edasi, kui patsiendil tekib retsidiiv, siis ka selle jaoks on oma alajaotus. Aga praegu me jõud käib üle ainult sellest esmasest patsiendist. Kui ta tuleb, ta diagnoositakse, ta läheb konsiiliumisse, tal määratakse ravi ja ta elab õnnelikult ilma vähita edasi. Jah, ma saan aru, et selle nimi ongi natuke nagu ahnus, et kui sa nagu natuke midagi hakkad tegema, siis tahaks nagu aina rohkem ja rohkem. Ma väga loodan, et keegi teine nakatub umbes sama pisikuga, aga ma tuletan veel üks kord meelde, siin ei ole mingisugust automatiseerimist. See on käsitsi töö. Absoluutselt. Loomulikult võiks, absoluutselt, aga ma ei tea, vähemalt ma arvan, et mul tuleb pension ennem vastu. Jaa, me oleme seda ju proovinud. Aga näiteks regionaalhaiglast ma sain ka vastuse, et isegi isikukoodi ei saa sinna automaatselt üle tuua. Neid kritiseerimata, ju siis ei saa. Ei, ma arvan, et haigla siseselt ma ei näe mingit probleemi. Haigla oma andmete siseselt, kus on Estris isikukood ja selle sama haigla RedCapi serverisse, sellepärast, et meil on ju haiglas mitmeid arendusi, haigla enda tehtud arendusi nagu patoloogia arendus, labori arendus, radioloogia arendus, kus kõik need isikukoodid liiguvad. Ei, see on see, kus me praegu oleme ja isegi kui me ühe haigla piires selle võib-olla suudame lahendada, siis ei lahenda terve Eesti probleemi. Aga nagu kunagi ütles Rootsi kirurg Lars Poolman, kes asutas Rootsi soolevähiregistri, ta ütles, et sellel registril on mõtet ainult siis, kui teil on seal 100%. Kui teil on 97%, siis pange tähele, et need ülejäänud 3%, kes mingil põhjusel seal registris ei ole, muutuvad kõige olulisemateks.
noh, ja me püüdlemegi nagu selle poole. Aitäh! Aitäh! Me siinkohal peame liikuma edasi, väga põnev teema. Ja ma ikkagi süstiks kõvasti optimismi, et igale probleemile on lahendus. Seda üritasingi näidata tegelikult. Eesti Teadusagentuur just on see nädal veel avatud suur rahastusvoor, kuhu võib-olla küll see aasta ei jõua, aga tasuks plaane teha järgmiseks aastaks, et raha küsida. Ja selle automatiseerimisega kindlasti ka on lahendusi, aga seal tõesti tulevad regulatiivsed probleemid ka, mis vajavad eraldi lahendamist. Aga aitäh veel kord ja